tänase osa pealkiri on Kes saab Jumala häält kuulda. Ja kirjakoht tuleb Markuse 7. peatükist ja see on salm 14. Ja kui Jeesus oli taas rahva hulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile: kuulge mind kõik ja mõistke. See oli suur rahva hulk, kes huvitus Jeesuse õpetustest. Palju oli neid, kes põlgasid ja lükkasid oma peas kuuldud ratsionaalse mõtlemisega ümber, aga palju oli ka neid, kes kuulasid ja uskusid siiralt, et see on igavikulise tähendusega. Ei loe nii väga teadmised, kui lihtsalt paljas soov teda kuulda. Piiblis on veel näiteid. Võtame näiteks Pauluse, või siis tähendab Sauluse, kes oli teel Damaskusesse. Enda meelest teenis ta küll Jumalat, kiusatas taga kristlaseid. Aga Saulus on hea näide sellest, kui sa ei ole valmis Jumalat kuulama, sest sa oled väga enesekindel, et sa liigud õiges suunas. Jumal pidas aga vajalikuks Saulust korralikult raputada, et ta kuuleks ja mis veel tähtsam, võtaks kuulda. Võtame Danieli, ustav Jumala teener. Ta hoidis kõrgeid standardeid Jumala teenimisel ja ka tema kuulamisel. Kindlasti ei olnud see kerge teekond, aga see oli teekond, mida Jumal õnnistas. Ehk et suurem tõenäosus on kuulda, kui me tõesti tahame kuulda. Mina näiteks istusin hiljuti oma naabrimehega baaris ja me sattusime rääkima moraalsusest. Me arutlesime, et miks on nii palju kurjust maailmas ja kust see tuleb. Me nõustusime, et päris niisama inimesed ikkagi kurjaks ei saa muutuda, vaid oma rolli mängib kasvatus, kultuur ja üldine keskkond, milles me üles kasvame. Olles mõlemad noored isad, mõistsime ühtselt, et beebi sünnib siia maailma täiesti süütuna, ilma igasuguse halva kavatsuseta. Sest et pole olemas näiteks rassistlikku beebit. Rassistlikud tunnused ilmnevad näiteks siis, kui kõik, keda üles kasvades tunned, on arvamusel, et näiteks must rass on rämps ja valge on hea. Ja see ei ole isegi selle inimese enda süü. Või näiteks kurjategija, kes kasvas üles halvas naabruskonnas, kus ei olnud ühtegi muud eeskuju, kui ainult kurjust viljelevad inimesed. Sarnaseid näiteid põrgatasime me siis edasi ja tagasi, kuni lõpuks naabrimees küsis, et kuidas siis sellised inimesed peaksid terveks saama. Ma vastasin, et ma ei tea ühtegi muud viisi kui ainult Jumala abiga, aga ainult siis, kui inimene seda päriselt tahab. Ja selle jaoks peab tekkima sügav mõistmine, et ma olen tõesti käitunud valesti. Kindlasti on palju väärt programme ja tugigruppe, mida läbida, aga ka neist pole midagi kasu, kui inimene ise päriselt terveks ei taha saada. Jumal võiks teha kõik katkised inimesed paugu pealt korda, aga paraku andis ta meile vaba tahte ja seda tehes ta astuks üle meie põhiõigusest ise otsustada, kas me tahame terveks saada või mitte. Kui me aga tahame ja palume, on ta valmis armastava isana sekkuma koheselt ja meid aitama. Ja see on ainus võimalus päriselt terveks saada. Ja õnneks Pauluse näitel on meil kõigil lootust, ka nende inimeste osas, kes meie arvates võiksid olla kõige viimased inimesed, kelle südamed võiksid pöörduda. Mulle meenus see vestlus naabrimehega ilmselt sellepärast, et küsides küsimuse, kes saavad Jumalat kuulata, on vastus lihtne ja konkreetne. Kõik saavad Jumalat kuulata. Aga saamine on mündi üks pool ja tahtmine on teine. Minu väljakutse täna sulle on see. Katsu end läbi. Kas sa oled alati valmis Jumalat kuulama? Isegi kui see võib olla midagi, mida sa ei ole valmis kuulma. Leia aega, et teda kuulata ja paranda meelt, kui leiad, et olid südames valmis kuulma ainult endale meele pärast. Palvetame. Kallis isa, anna mulle andeks, et ma tihti kuulen ainult seda, mis ma ise tahan ja olen valmis kuulma. Ma tean, et sinu plaan on terviklik ja parim plaan minu jaoks. Aita mul seda mõista, et käia sinu jälgedes tähendab kuulda ka seda, mida ma ei ole valmis kuulma. Korrigeeri meie südameid, kui me oleme enese teadmata Damaskusesse sõitmas.
amen.